Tere, hea kriisioskuste podcasti kuulaja ja vaataja. Täna on meil üks hästi põnev teema käsil. Nimelt räägime sellest, mis asi on evakuatsioonikott ja kuidas seda pakkida niimoodi, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Täna on mul saates külas Camilla Kastein Naiskodukaitsest, kellega me kohe asume seda teemat avastama. Camilla, miks üldse on vaja evakuatsioonikotti? Evakuatsioonikott võiks olla igalühel olemas selleks, et kui tulebki ootamatu olukord, kus on vaja oma kodust lahkuda, siis on see juba pakitud, kõik oluline on olemas, et saab ruttu minna ja ei kuluta aega. Kas selle kohta tuleb ka mingisugune teade, et vot nüüd tuleb minna? Jah, selle kohta tuleb teada näiteks sõnumiga telefonile või raadio teel teiste kanalite kaudu, milleks siis tavaliselt on Rahvusringhääling, kas siis Vikerraadio, ETV, ETV+, ETV2. Ja mõnedel juhtudel võib olla ka niimoodi, et liigutaksegi õues ringi ja valjuhääldi kaudu teavitatakse sellest. Ja seda sõnumit on hästi oluline võtta tõsiselt, et kui ikkagi öeldakse, et on mõistlik lahkuda, siis tuleb seda korraldust kuulata. Jah. Ja tasub siis endale tegelikult juba siis, kui on täiesti rahulik aeg, valmis mõelda ja pakkida selline kott, mida on hea siis kaasa võtta. Ja selle koti mõte on siis selles, et ta teeb selle evakuatsiooni kuidagi lihtsamaks ja selle hakkama saamise lihtsamaks, on nii? Jah, et siin on näiteks selline väike seljakott, kuhu mahub kõik see sisse, mis siin laua peal on. Et sellised esmatarbeasjad, et igalühel võivad need olla natukene erinevad vastavalt pere vajadusele, aga üldjoontes siin on selline näidis asjadest, mis võiksid olla olemas. Kas see on nüüd ühe inimese kogus või see peaks perele sobima? See võiks tegelikult sobida perele. Olenevalt sellest, kui palju pereliikmeid on, võib-olla on natuke erinev see toidukogus ja veekogus, aga põhiasjad sellised, usun, et kõlbavad ka ühele sellele leibkonnale. Aga hakkame siis vaatama, mis siis ühte evakuatsioonikotti peaks minema. Võib-olla alustame sellest kõige esmapilgul vajalikumast, ehk siis söök ja jook. Kuidas seda lahendada sellise evakuatsioonikoti puhul? No siin tuleb silmas pidada, et evakuatsioonikott on selleks, et jõuda ühest punktist teise. Et seal ei pea olema nüüd see päevane 1,5 liitrit vett või veel rohkem. Et siin ongi näha, et on see veepudel. Selline pool liitrit. Jah, et oleks kas või see, et saab juua või kui võimalik mahub, võib see olla ka natukene suurem, et saab süüa valmistada endale. Siis meil oli siin ka, ma nägin ilmselt võib-olla veega läheb kokku, selline veetops on ka. Jaa, et siin on selline matkatops, mille puhul on siis see hea, et siit võib juua, siit võib endale sööki valmistada. Näiteks seal on need kuivtoidu või matkatoidupakid. Ja eriti hea võib-olla nipp on see, et on siin kilekoti sees. Nii et seda saab, ütleme, kui ei ole võimalik pesta ja vesi on piiratud koguses, et saab kilekoti ära võtta ja sul on ikka see puhas nõu ja võib siia uue kilekoti panna ja seda nagu mitu korda tarvitada. See tops ise on ka, kui sa selle korra välja võtta, et on päris selline tore, sest ta käib kokku, eks ole. Et selle koti puhul on see hästi oluline ka see, et oleks asjad, mis oleksid võimalikult kompaktsed, eks ole, et kui me tahame võimalikult palju head ja kasulikku asju kaasa võtta, siis näiteks selline tops on päris hea mõte. Just. Nii, rääkisid ka korra sellest kuivtoidupakist. No neil on erinevaid tootjaid tegelikult, kes sellist asja pakuvad. Aga miks on see kuidagi parem, kui ma ei tea, kodus näiteks võid olla supipurgid või mis iganes sellised asjad? Miks seda ei ole nii hea mõte kaasa tassida? No tegelikult, eks ole, ta võtab vähe ruumi, et see ongi tema eelis, aga muidugi ega see toit võib olla milline iganes, et kõige olulisem on see, et see toit on ikkagi selline, mida sa ise tahad süüa. Et kui sa tead, et sulle näiteks ei maitse need valmis toidud, siis ei ole seda mõtet kaasa ka võtta. Aga
muidugi on hea nagu arvestada seda, et kindlasti on lihtsam, kui sa ei pea seda toitu valmistama. Kuidas sellise asja valmistamine üldse käib? Mida sul vaja on selleks? Selleks on vaja vett ja tõenäoliselt on seda vett vaja ka kuumutada. Et selle jaoks on meil olemas siin priimus. See on siis konkreetselt gaasiballoonil töötav priimus ja siis see pott, kuhu sisse saab näiteks seda toitu teha. Kuigi need pakid, eks ole, on tihti ka sellised, et saad kohe siin pakendi sees seda valmistada. Võib ka põhimõtteliselt siis lihtsalt siia valada sisse. Aga hästi oluline on see, et me oleme koolitustel näinud, et nendes pakkides on sellised väiksed kotid, mis tegelikult on siis niiskus eemaldad, et see ei ole maitseaine pakk. Meil vahel inimesed mõtlevad, et see tasub siit välja võtta, et selline kogemus on meil siis oma kriisi koolitustelt. Ja need kaks asja, mis sa mainisid, ehk siis sellele gaasile on siis vaja ka seda, mis sinna peale käib, on ju, mida saab keerata peale, et seda niimoodi kasutada ei saa ju. Niimoodi ei saa, Et on ka teisi variante, et kõik ei toimi gaasiballooni põhjal, aga see on siin lihtsalt üks selline näide. Kas neid gaasi on kuidagi erinevaid ka? Et on mingisuguse, ma olen kuulnud, et on mingi talvegaasi, mis töötavad ka nagu külmaga kuidagi paremini. Ja seal on see temperatuuri vahe, et osad sobivad ainult plusskraadidel või seal kuni kuskil -5, teised, mis lähevad juba suurema miinusega. Et seda tasub vaadata, kui see gaasiballoon osta. Et ilmselt siin Eesti oludes võib-olla seda talvegaasi tasuks osta, sest ei tea, võib ka talvel selline hetk tulla, et kus peab seda kotti kasutama. Ja. Nii, siis on meil siin üks pott ka. Okay. Ma ruttasin ette, aga sa tahtsid midagi öelda? Ma ei tea, võib-olla pott, ma tahan neist küpsistest Küpsistest tahtsid rääkida, ma katkestasin ära siis maguuse koha pealt. Aga meil on küpsised tõesti ka. Miks need head on? Et küpsised on kindlasti sellepärast hästi head, et tasub mõelda, et kui evakuatsioon toimubki niimoodi, et peab palju liikuma, siis on hea, kui on midagi magusat, mis annab just seda energiat. Et sellepärast kindlasti võiks olla mingi šokolaad või küpsised või midagi sellist magusat. Pähklid, rosinad, ilmselt ka kõik selline. Ja see on ka hea, ta säilib kaua, et tegelikult kui seda kotti valmis ostad, need on tihti ka minu arust sellise parim enne, aga et isegi kui teil see kuupäev natuke üle, neid temaga ei juhtu mitte midagi, et sellised palju energiat annab ja säilib ka kaua. Aga samas muidugi tasub need kotivarud aeg-ajalt üle käia ja neid asju uuendada. Muidugi. Uuendada või laadida või mis. Ja. Et ühesõnaga vaadata aeg-ajalt, et need kotis asjad ikkagi on sellised kasutamiskõlblikud. Ja nende toitudega, mis on sellised kuivtoidud, neil on vist 8 aastat säilivusaeg. Et ka üks boonus, mis neil on, et säilib kauem kui tavalised poest ostetavad toidud. Ja siis meil on siin veel selline tops ka, mis on põhimõtteliselt sarnane põhimõte, et vesi läheb sisse ainult. Ja need kõik on suhteliselt kerged ka, et selline hea kotti pakkida. Nii, mina tahtsin sellest potist rääkida. See pott on ka hästi oluline, sest seal saab põhimõtteliselt keeta vett, mida sul on siis vaja selle jaoks, et mingit sooja toitu saada. Või teed või kohvi näiteks teha endale ka. Või joogiveeks. Ja joogiveeks ka. Jääb puudu pudelist. Aga mis mõttes joogiveeks? Näiteks kuskilt looduslikest veekogudest. Kui mujalt vett ei saa, saab võtta läbi keeta ja ta on tarbimiseks parem, kindlam kui otse juua sealt veeallikast. Ja siis on veel olemas, ma olen kuulnud ja näinud, et sellised veepuhastusfiltrid, mida saab ka, isegi sellised on, mida saab siia pudelil otsa keerata põhimõtteliselt. Ja siis veepuhastustabletid ka, et neid variante on tegelikult igasuguseid, mida on siis võimalik puhta vee saamiseks siis kasutada. Nii, toidu ja joogiga me vist saime siin ühele poole praegu, mulle tundub. Nii. Aga läheme selle peale, et kui see gaas näiteks nüüd otsa saab, aga ikkagi on vaja seda vetki, et siis võiks ju tuld ka teha. Jah. Ütleme nii, et kui see evakuatsioon viibki rohkem maastikule või kuhugi loodusesse, et tuleb läbida mingisuguseid vahemaid kuskil looduses, siis on hea, kui on olemas ka sellised hakkama saamise tööriistad. Et siin on näiteks näha siis tulepulk.
mida saabki, ma siin siseruumis ei hakka seda demonstreerima, aga mida saabki kasutada siis selleks, et näiteks tuld teha ja lõket. Samuti on väga hea, kui on olemas alati tikud ja tikud võiksid olla siis veekindlas kotikeses, et märjaks saades siis ei juhtuks nendega midagi. On vist isegi olemas sellised tikud, mis ongi tormitikud või midagi veel, mingi spetsiifiline selline sõna on, mis siis töötavadki paremini sellistes niisketes tuulistes tingimustes. Täitsa võib otsida ka selliseid spetsiaalseid tikke, aga ka tavalised tikud ajavad asja ära, kui nad märjaks ei saa. Ja siis on meil siin näiteks ka selline metsas ellujäämise komplekt, et neid on erinevaid. See on juba omaette selline teema, et mis siin kõik võiksid sees olla. Et siin on üks selline valmis lahendus, mida saab ka matkapoodidest ja jahipoodidest osta. Et siin on ka tihti sees sellised erinevad asjad, millega siis saab näiteks teha tuld. Ja siin on vist vile. Ja. Miks vilet vaja? Vilet võib olla vaja selleks, et anda endast teada maastikul või näiteks abi kutsuda, et neid võib erinevaid olla, et siin on näiteks üks pisikene variant, see natuke võtab rohkem ruumi. Et ja siin on ka erinevaid teisi asju. Ilmselt need ongi sisult sellised natuke erinevad ja ka võib ise endale, kui sa oled näiteks inimene, kes käib metsas või matkamas, võib ka ise ju endale komplekteerida sellise väikse karbi sisse varud, mida on händis kas või jope taskusse panna või kuhugi. Selle karbi eelis ongi, et ta ongi nii väike, et ta mahub igale poole ja võtab vähe ruumi, et tulepulk on meil seal ka, eks ole, suuremas mõõtmes, aga siin on väike. Siin on nagu palju selliseid vajalikke asju, näiteks see on traatsaag, et sellega saab näiteks saagides endale väikeseid näiteks lõkkematerjali tekitada. Ja samamoodi isegi näiteks, kui peaks olema vaja, siis kalapüügiriistad. Ja võib täitsa vaja minna ja selline väike karp, aga võib olla siis selline üsna elupäästev. Et palju kasu sellest ja parem, et sul need asjad on, kui juhtub, et leiad ennast olukorrast, kus on neid vaja ja seda ei ole. Selle tulepulgaga ma tahtsin seda ka küsida, seda on ikkagi hea ju enne ka proovida, et sa oskad seda kasutada. Kindlasti, et alguses sealt selle sädeme kätte saamine võib üsna keeruline olla, et tasub seda harjutada. Ja ma olen ka ikka oma elust õppinud, aga ka naiskodukaitse koolitustelt nüüd kuulnud, et sellist tulehakatust on ka hea omada. Et meie näiteks koolitustel oleme kasutanud kas siis vatti või ka tampoone näiteks. Ehk siis see tundub selline ebaharilik kasutusviis, aga tulehakatuseks see väga hästi toimib. Ja ka näiteks, kui sul on ninaverejooks või midagi sellist, et hea multifunktsionaalne vahend. Nii, nüüd otsapidi me selle tampooni jutu, kui me minna hügieenivahendite juurde, sest neid läheb ka tarvis. Et ma näen, et sul on siin selline tore kott, mis on komplekteeritud. Jah, et siin on jälle see, et see võib olla veidikene individuaalne, et mida kellelgi rohkem vaja on, aga siin on siis pandud kokku näiteks hambahari, hambapasta ja salvrätikud, märjad salvrätikud. Et jälle, et kui ei ole vett või ei ole mugavaid tingimusi, siis kõige lihtsam selle salvrätikutega hügieeni siis hoida. Ennast puhastada. Ja samamoodi on näiteks selliseid kavalaid asju olemas, väiksed tabletid, mis niisutad tilgakese veega ja sellest tuleb see tablett paisub selliseks märjaks salvrätikuks. Et igast selliseid võimalusi on päris palju. Aga kuna me juba rääkisime ka natukene sellest tampooni teemast, siis kindlasti, kui oled ise naine või peres on naisi, tasub ka selle peale mõelda, et on siis naistele vajalikud hügieenivahendid kaasas. Just, et see on jälle selline tunne oma perekonna vajadusi, et tasubki mõelda näiteks ka, et ka endale varuriidad, aga näiteks lastele kindlasti. Meil on siin ka selline väikene lasteriietus kaasas, et võib-olla neil on rohkem vaja varuriideid
ja näiteks kui on lemmikloom, eks ole, tasub mõelda ka lemmikloomale ja sellele, et talle oleks võib-olla midagi anda. Ja teine asi on siis ka ravimid, et tuleks läbi mõelda, et endal oleks see ravimite varu, minimaalne varu olemas ja et see ka kindlasti kaasa saaks. Ja peale ravimite kindlasti ka sellised esmaabivahendid. Just, et siin ongi meil näiteks see esmaabikomplekt, kus on siis ka sellised esmatähtsad asjad olemas, plaastrid, vatt, sidemed, et jälle vatt ja sellised asjad on multifunktsionaalsed, et nagu enne mainitud, et saab ka tulehakatuseks kasutada. Et siin on jälle üks komplekt näidiseks, aga igaüks võib endale sobiva komplekti ise kokku panna. Ja, et neid variante on hästi erisuguseid, aga kindlasti see esmaabi teema on selline, mille peale siis tuleb ka mõelda. Riiete juurde tagasi minnes korraks ma küsiks, millised riided on üldse hea selga panna, kui sa pead evakueeruma? Kindlasti tuleks võtta soojad riided ja natuke soojemad, kui arvad, et vaja läheb. Ja kindlasti võiksid nad olla sellised mugavad ja õhku läbi laskvad, et hea on panna kihiti ennast riidesse ja mõelda sellele, et siis õhk nagu läbi käiks. Et nüüd tuleb mõelda ka sellele, et võib ju igasuguste ilmastikuoludega kokku puutuda, et on võib-olla märg, külm, samas võib-olla palav, et siis mõelda natukene vastavalt sellele ja võib-olla ka vastavalt siis aastaajale võib seda kotti aeg-ajalt uuendades ka siis mõelda, et saaks midagi igaks elujuhtumiks. Ja laste puhul veel kindlasti jäi mainimata mähkmed ja igasugused asjad, mida neil või beebitoit või mida võib vaja minna. Just. Nii, riiete juurest äkki läheme nende asjade juurde, siin on mingid väga põnevad 2 asja sul. Jaa, et siin on sellised head multitööriistad, et kui ongi vaja nuga või on vaja näiteks lusikat või üldsegi söögiriistu, siis siin on näiteks selline riistapuu, kus on olemas päris palju võimalusi. See on võib-olla rohkem selline toidule suunatud, aga see-eest siin on eriti kaval asi, et kui see nüüd lahti teha, siit on siin olemas näpitsad ja siin on olemas ka näiteks kruvikeeraja ja kõikvõimalikke haake ja konksusid, millega väike nagu saag, et millega saab vajadusel endale mingeid tööriistu tekitada või mida iganes vaja on. Need on tõesti geniaalsed asjad, et saad mitu asja ühes. Ma proovin ka, kas see tuleb välja kokku panna seda. Ei olegi nii lihtne, kuule. Proovime. Nii, ma jätan selle ilmselt siia eksperdile pärast kokku panna. Aga need ühesõnaga söögiriistad ja näpitsad ja tööriistad saab ka lahendatud kompaktselt, kui seda vaja on. Siin on veel üks prügikott vist, ma eeldan. Mis sellega teha? Prügikott on väga hea selline universaalne asi, et just selline tugev, suur prügikott sobib väga mitmeteks asjadeks. Et muidugi saab siia panna oma prügi sisse, aga lisaks sellele, näiteks kui me rääkisime siin riietest, võib ta olla väga hea vihmakaitseks. Saab üles augu sisse lõigata ja näiteks vihmakeebina kasutada. Samuti näiteks magamiskotina, et kui peakski kuskile tee peal ööbima, siis ise siia sisse pugeda ja ta hoiab päris hästi soojust. Või näiteks, kui on maastikul vaja läbida mõned kraavid, kuskilt vesised kohad, jälle päris tugev kott saab endale jalga tõmmata, näiteks kuidagi kinni siduda ja läbi kraavide minna. Kas sa ise ka proovinud seda? No õnneks ei ole vaja olnud.
aga jah, ühesõnaga vähemalt on selline hea asi, mida omada, samuti jälle mitu kasutusvõimalust ja ilmselt siis vastavalt pereliikmete arvule on ju, et neid võib mitu kohe panna endale kotti, kuluvad ära. Siis no siin sooja saamisega võib-olla jätkame natukene, et siin on ka vist 2 asja, mis on soojaga seotud. Ja, jälle maastikul viibimiseks, et on see päästetekk. Neid on erinevaid. Üldiselt üks pool on hõbedane, teine pool on kuldne või vahel roheline. Et kui see hõbedane pool panna enda ümber, siis ta annab sooja. Kui see teine pool enda ümber panna, siis kuldne või roheline, siis ta annab, jahutab. Samuti hästi hea selline asi, et aitab vastu pidada. Ja, et väike ja maksab vähe ja väga hea abimees. Ja siin on veel näiteks käte soojendajad, et on olemas ka jalgade soojendajad. Jälle, et saab panna endale kinda sisse või saapa sisse ja hoiab ka natuke rohkem soojas. Siin on isegi kirjas, et kuni 10 tundi, nii et aga üsna kaua kestab ja tõesti selline väga kerge siis selline lisandus oma kotti, aga teeb elu mugavamaks. Siin on veel mõned sellised huvitavad asjad siin koti sees. Ma kahtlustan, et see on pealamp, aga mis see teine asi on, seda ma ei tea. Vaatame kohe. Nii, mis asi see on? See on ka mingi lamp vist. See on taskulamp. Väga põneva kujundusega, see on välja nagu pastakas osutsedes. Jah, et neid on erinevaid. Et tuleb kasuks, kui peab pimedas näiteks maastikul liikuma. Või ka siis, kui on mingi hädaolukord, eks ole, linnas, kus iganes. Et siin tasub jälle kontrollida neid aeg-ajalt, et kas nad on töökorras, kas patarei on tühjaks äkki saanud. Ja muidugi siis kotti panna kaasa ka võib-olla varupatareisid. Kas see kilekotis oli selle pärast, et märjaks ei saaks? Jah. Et siis on see ka hea hoida seal. Aga kui sul see on, siis miks sul seda vaja on? Pealampi siis? Need on lihtsalt näiteks. Aga kas on kuidagi mugavam või mida see võimaldab teha? No, eks kindlasti kui liigud, siis on võib-olla käsi vaja, eks ju, et on parem, kui on pealamp, et ei pea midagi käes hoidma spetsiaalselt. Käed on vabad on ja näiteks kas või see sama, et kui su tahad selle omale oksi näiteks korjata metsas, siis kuidas sa käid selle pulgaga ringi, et palju mugavam on panna siis endale see lamp pähe. Ja me paneme tagasi siia kotti, sest meeldetuletuseks need asjad ei tohiks saada märjaks. Et need oleksid ka toimivad päriselt siis, kui neid vaja on. Ja kui me sinna liikuma peame hakkama kuhugi, siis meil on kindlasti tarvis ka seda. Jah. Et siin on lihtsalt näidis välja prinditud Eesti kaardist. Aga see muidugi ei pea olema selline suur välja prinditud kaart, et väga hea on ka atlas, mingi selline kaartide kogumik, aga võib ka ise endale muidugi välja printida, jälle tasub panna kile sisse või näiteks ära lamineerida, et ta oleks jälle veekindel ja muidugi oma sellisest piirkonnast, et võib-olla siis see ala, kust sa liigud, alustad oma liikumist ja kuhu sa jõuda tahad, et selline piirkonnakaart. Et kui ongi olukord, kus tehnika alt veab, et siis oleks suund teada. Ja nende kaardidega on veel selline tore asi, et samuti tasuks harjutada, kas sa oskad ka selle kaardi järgi kuidagi toimetada või orienteeruda, sest me oleme tänapäeval kõik nii harjunud, meil on erinevad rakendused, Waze, mis iganes, mis võimaldavad siis väga mugavalt ilma tegelikult kaarti tundmata jõuda sihtkohta, et võib täitsa proovida siin suvine aeg on ees, et sõitmist palju, et kuidas mul tuleb välja siis, et kui mul on see kaart ja võib-olla kaardilugeja autos, et kas ta tuleb toime. Jah, ja muidugi tasub tähele panna või meeles pidada seda, et alati ei pruugi olla võimalus autoga evakueeruda. Et kui ongi selline olukord, näiteks ütleme Tallinnas ja kas või 100 000 või 300 000 inimest hakkavad korraga välja liikuma Tallinnast, siis see autoga ei jõua kaugele ja kõik teed ei pruugigi olla avatud elanikele evakueerumiseks. Ja vahel ongi vaja minna jalgsi
et tasub tunda ka seda maastikku ja neid väiksemaid teid, mitte seda, kust pidi oled harjunud autoga minema. Et selleks just on see kaart selline vajalik asi ja siis oskus seda kasutada. Ja samamoodi see kott on ka ju samal põhimõttel, et võiks ju mõelda, et sa paned lihtsalt autole nii-öelda sinna taha need asjad, et võtan sealt on ja mingi kasti sees nad on. Aga sul on vaja, et sa saad need väga mugavalt just selga panna ja vajadusel siis jalgsi minnes kaasa võtta. Ja, no ideaalis jah, et võib olla ka autos üks selline kast või kott asjadega, aga hea on omada sellist mugavat seljakotti ka, millega saab siis just jalgsi edasi minna, kui vaja. Nii, mul tunne, et see on ka selline tore asi, mis on kuidagi otseselt hakkama saamisega seotud. Mis asi see on? See on tegelikult selline käevõru, mis on selleks, et kui oledki maastikul ja sul on millegi jaoks vaja nööri paela. See teeb lahti ilmselt. Selle saab sealt. Et siin võib olla selline 2 meetrit paela siia punutud. Väga kaval. Nii et jah, saab need pandled sealt otsast ära võtta ja on pikk selline pael või nöör olemas. See on küll täitsa selline geniaalne asi, et mida ja siis... YouTube'is on õpetusi, et saab ise endale neid punuda, et see ei ole üldse keeruline. Et võib-olla ei tule kohe nii ideaalselt kena, aga tehtav. Olen ise endale ka teinud. Väga tore. Mina sain praegu küll ühe uue asja teada. Väga põnev. Ja siin, et me siin laua poolega saaksime ühele poole, siis sul on siin ka rahakott. Ja mis selle siis, raha on, ilmselt sularaha läheb vaja, aga mis siin sees veel on? Siin on need olulised asjad, mida dokument, siin on pangakaart ja siin on veel numbrid. Ja siin on üks selline tähtsate numbrite loetelu, aga mul on telefonis numbrid, miks mul seda vaja läheb? Tasub teada, et kui kas või enda telefon kaob ära või ei ole võimalik kasutada, siis on hea, kui on numbrid välja kirjutatud või kas või ütleme, kui ongi näiteks mingi olukord, et on mingi närviline olukord, et ei tule kohe meelde või ei tea, kust vaadata, kust otsida, et siis on nagu ühes kohas olemas sellised olulised numbrid. Ja siin on dokument, see ei ole päris näidis, aga dokument peaks olema kaasas. Aga ma põhimõtteliselt ju oma rahakoti evakuatsioonikotis ju ei hoia, et see on siis üks asi, mis tuleb sinna juurde panna, eks ole. Et sellised dokumendid ja pangakaardid ja neid kahjuks tõenäoliselt ei saa sinna varuda. Aga jah, kindlasti sularaha võiks olla olemas ja läbi mõelda ka see, et võib-olla panna sinna kaasa ka mõned muud dokumendid, mitte ID-kaart või pass, vaid sellised, et mis tõendavadki seda, et mingid, et sul on sinu kinnisvaradokumendid, omanikudokumendid, lapsedokumendid, sellised asjad, et läbi mõelda, et kui võib-olla ei saagi kohe koju tagasi pöörduda, et siis kõik sellised olulised dokumendid oleksid kaasas. Ja miks seda sularaha vaja on, et tänapäeval paljud ei kasutagi sularaha? Ma saan aru, et see kriisi ajal see kaardiga maksmine ei pruugi toimida. Ja sellepärast on tarvis, et sul on kas või mingi osa sularaha siis siin selles rahakotis. Just. Nii, saime dokumentidega ka ühele poole ja nüüd meil on siin selline täitsa suur hulk igasuguseid juhtmeid. Patarei on siin ja siin on vist, ma eeldan, et see on akupank. Akupank, jah. Ma annan sinu kätte. Jälle sellises veekindlas kotis ja koos juhtmega, et jälle hea muidugi kontrollida vahepeal, kas ta on ka täis, et on tast vähe kasu, kui kuhugi loodusesse jõuda ja siis avastada, et on tühjaks saanud. Et kindlasti tasub need asjad üle vaadata ja laadida, aga jah, siis selleks, kui näiteks mobiiltelefoni ei saa kuskil laadida, et on akupank. Ja kui on paremad olud, siis kindlasti laadijad kaasas või patareid, akud mingitele seadmetele, siin taskulampidele või telefonile.
et siis et asjad töötaksid ja saaks energiat. Akupanga puhul neid on ju ka erinevaid, et erineva võimsusega, et siis inimene peaks siis leidma sellise mõistliku tasakaalu selle võib-olla võimsuse sellise kaalu vahel, et osad sellised suuremad võivad üsna palju kaaluda. Yeah. Et just sellele, see kott ei saa olla ka liiga raske, et kui sa pead pika vahemaad läbima, et muidu ei jõua tassida lihtsalt. Nii, ma need juhtmed ja need panen siia tagasi. Ja selline hea tõesti meeles pidada ka, et kõik need elektroonilised vahendid ja asjad peaksid olema siis kilekotis või patareid ka, mis vett ikka kardab, siis mõistlik kilekotti kohe sinna koti sisse panna, ta kilekoti sees. Ja meil on siin veel mõned asjad, mille peale esmapilgul võib mõelda, et miks mul seda vaja on koti sees. Meil on siin üks raamat ja siis mul on siin üks värviraamat ja pliiatsid. Mis siis nendega on? Miks need on hea mõte kotti panna? Ja, no eks tasub meeles pidada ka seda, et kui ongi olukord, et oled kuhugi jõudnud ja seal ei ole midagi teha, meeleolu on halb, olukord on raske, siis midagi, mis natukene tuju tõstab, lastele pakub tegevust, endale pakub tegevust, et mis kellelegi meeldib, et kellele meeldib lugeda, siis võib võtta raamatu kaasa või kellele meeldib siis midagi muud teha, et vastavalt enda hobidele, soovidele, siis midagi, mis natukene tuju tõstab ja pakub tegevust ka. Ja, et kindlasti tuleb arvestada sellega, et see evakuatsiooni olukord, see ei pruugi koheselt laheneda või nii kiiresti, kui sa tahaksid, et siis tasub aja veetmiseks ka võtta mõned asjad. Üks asi veel, mida ma võib-olla siin selles ellujäämis siis komplektis oli, aga kui sa evakuatsiooni kohta jõuad, need võivad olla siis sellised, kas Päästeameti avatud, kus ka Naiskodukaitse toimetab, on abiks, kus võib olla korraga palju inimesi. Ja seal on ilmselt selline olukord, kus mõned inimesed tahaksid võib-olla magada ja ma jõuan teemani ka kohe, kõrvatropid. Tegelikult on üks asi ka, mis võiks olla kaasas, sest see võib olla raske sulle puhata või uinuda, kui on palju siginad-saginad siin ümber. Ja samamoodi näiteks silmaklapid, sest et seal evakuatsioonipunkti ruumides võib-olla tuled põlevad, et see segab. Ja näiteks, mida meil siin ei ole, aga magamiskott või tekk, et nii evakuatsioonipunktid küll annavad selle, aga kui ütleme, ei ole evakuatsioonipunkti võimalust või ongi mingi oma lemmiktekikene, et siis saab sooja ja on selline. Jah, ta teeb elu mõnusamaks ühesõnaga seal. Ja lastel kindlasti ka, kui neil on lemmik kaisukaid või selliseid mänguasju, siis ka, kui ta sellise mõistliku suurusega, siis ikkagi see aitab ka, kui sul on kaasas oma see turva siis asi, mis on sulle oluline. Nii, aga ole hea, räägi, mis see sul käes on? See on selline kavalraadio, et kui ei tööta mobiiltelefon või muud sellised seadmed, siis siit kaudu saab ka selle vikerraadio näiteks kätte, mis jagab ametlikku kriisiinfot. Valikuid on erinevaid, ta töötab päikesepaneeliga, teda saab laadida ja vändaga, siis vändates hakkab siit heli välja tulema ja saab valida omale sobiva raadiokanali ja kuulda siis seda kriisiinfot, kuhu peaks evakueeruma, mida peaks tegema, milline oht võib varitseda. Me tahtsime veel näidata siin sellist ole valmis sellist äppi ka. Meil üks asi ei veel näidata vist, aga näitame selle äppi ära. Ehk siis kust inimene saab kõike seda infot ja nimekirja kindlasti selle kohta, mis seal kotis olla võiks. Ja, et kellel veel ei ole, siis kindlasti tasub endale tõmmata ole valmis äpp, et see töötab ka ilma internetita. Ainuke asi, mida ta ei näita, on siis videod, aga kõik see info on olemas ja siin näitan, siis siin keskmine on varude see.
ikoon ja siit saab valida näiteks evakuatsioonivarud. Et mina ei ole seda siin hetkel täitnud, et siis saabki siit neid linnukesi panna ja ta täiesti salvestab need ära ka ilma siis internetita ja saab vaadata ja kontrollida, et mida vaja on. Ja see on täitsa ametlik äpp, see on riigi poolt tehtud, Naiskodukaitse on ka selle üks vedajatest olnud. Nii et väga-väga hea materjal, mida vaadata, et siis olla nii-öelda paremini valmis, sest see võib olla alguses keeruline teema, et mida üldse sinna panna, mis sul peaks kodus varudes olema, et see äpp katab ka neid koduseid teemasid ja üldse, kuidas näiteks kriisiplaani teha ja palju sellist infomaterjali saab. Ma küsin veel selle kohta ka sinu käest, et kui nüüd mõnel inimesel on üldse selle kriisivalmidusega suurem soov tegeleda, siis ka Naiskodukaitse on üks koht, kus saab õppida. Jaa, kindlasti. Et saab liituda Naiskodukaitsega ja siis meie õpime ise ja käimegi teisi koolitamas ja koolitades õpib kõige paremini. Et saab liikmeks tulla ja isegi näiteks mehed võivad tulla toetaja liikmeteks ja läbi selle panustada, kui soovi on. Päriselt, seda ma ei teadnud. Yeah. Aitäh sulle, Camilla. Sellise siis mõttega me lõpetame, et igaühe jaoks on koht Naiskodukaitses olemas. Ja mina soovin sulle, hea kuulaja, head siis harjutamist ja kohtumiseni järgmistes osades.